Aga tegelikult on mul teile 2 uudist. Neist esimene on halb. Ander on siiski eesine, sellepärast et ta jäi haigeks. Aga teine märksa parem uudis. Tal on hea õde, kes teda asendab. Eks siis mina. See on just multfilmi linastusel Karupoeg Puh, Milni muinasjutujärgi. Stsenaariumi autorid Zahodel ja Hitruk, lavastajad Hitruk, Hilo ja Weinberg. Kunstnik kujundaja Zulkov ja Nazarov, operaator Klimova. Dubleerinud Tallinn Film, tõlkija Valeria Viljandi, režissöör Eugen Rosenthal, helioperaator Kadi Müür, näitleja Malle Peidov, Maile Korjus ja Endel Paavik.
siin? Jahti pean. Küll peale. Ma ei tee ise ka. Tule mõtsu siia. Näed sa neid siin? Mis need on? Nüüd on käpajäljed. Kas sa arvad, mida mingi pusid olla või? Ma ei tea. Kas see on pusa? Kuule. Tuled sa äkki minuga kaasa? Juhuks kui nad peaksid olema mingi hirmsa metsloomad. Hea küll, lähme. Vaata. Mis? 2 tükki on juurde tulnud. Mulle tundub, et siin on üks suisa ja 2 pusa. Jälitame neid. Lähku. Vaata! Siin on 2 pusa ja 2 suisa jälle juures ju. Kuule, tead, mul tuli meelde, mul on kiire, mul ei üks tähtis asi tegemata. Siis ei saa üldse otsa meile jääda. Seda teeme pärast õhtusööki. Seda ei saa praegu, ma pärast aitan sind. Ta tegelikult, ütle mulle, mis kell on. Ma ei tea. Vaata 7 ringis vist. Siis tähendabki, et ma pean täpselt kell 7 ikkagi minema seda asja tegema. No vana rumal karu küll. Aga nüüd on täitsa paras aeg. Üheks heaks kõhutäieks. Nüüd on esinemisjärg Sandra ja Nade käes. Nadelo tuleb tänu oma tööle väga tihti esineda, sellepärast lubas ta täna veidi lõdvemat võtta. Seda tõsisemalt aga suhtub tema esinemisse Sandra, kes esitab viiulipala Schuberti loomingust. esinenud Liisi, ema ja Katrin.
Te näete katkendit, mis on inspireeritud lastelavastusest Kardemoni linnarahvas ja röövlid. Tere õhtust, kallis rahvas! Täna esineb meile Irmatar Tobias. Palun, Tobias!
aitäh! Ja nüüd esineb teile tädi Sofi. Ma olen küll mõned märkused omale paberi peale kirja pannud. Jah. Põrguvärk, kutige olen ma, sest korralagedus meil kestab vana lõpmata. Mis viga, kui kõik käituks nagu mina alati, kuid kahjuks minu saartas pole linnas kedagi. Ei! Kornik Bastian, sõbralik ja tasane. Mis kasuks ähärtustest meestest on meil linnane? Üks kõige kornikum olema peaks õel ja kuri mees ja rahvas kaaristama iga eksimuse eest. Jah! Liiga vähe linna poisid saavad kitsa ema käes ja pealegi nad söövad komme jäätist iga päev. Kui oleks võinud teha sunniksin nad pesema, kõik saaksid ainult suppi ja veel kurvad lastrid ka. Jah! Et kornik magab nagu pooleks teema aasiga, kui kulgused ja röövlid öösel linnas kulavad. Prooviks nad veel kord tulla siia röövima, ma ise valvan porgaid ja kui kinni võtan nad. Koti! Aitäh teile. No see oli lõbus laul. Mõtle kaassõnaga, tegelikult ei olnud mul seda lavapartnerit kuni eilse õhtuni kella 9:30. Nii et 9:30 me oleme harjutanud paar korda ja täna õhtul ka. Nii et aitäh teile kõigile. Karol ja Külli on elanud 7 aastat mere ääres, tundnud meretuult ja uinunud merekohina saatel. Armastusest mere vastu on nad kokku pannud ka oma esinemiskava.
Kiiklast paar kilomeetrit põhja pool elab 8-aastane tüdruk, kelle nimi on Sandra Sepa. Seesama Sandra, kes teile täna viiulit mängis. Kiiklast paar kilomeetrit lõuna pool elab 8-aastane tüdruk, kelle nimi on Sandra Sepp. Tema pidi järgmisena koos Kristaga esinema, kuid kahjuks jäi Sandra haigeks ja teda asendab Karoli. Appi!
ma pean minema Tondi kooli uusi tõlke õppima. Aitäh! Proovime ka seda Tondi värki. Järgmisena näete duette, kes on täna juba korra teie ees olnud. Tanja ja Liivi on Väikese nõia raamatu läbi saanud ja lehitsevad nüüd järgmist raamatut, mille järgi on tehtud ka vahva lastefilm Kuldi. Kui turistibuss poesisele sõidab, võtab neid vastu hoogne valge tuvi. Nõnda Metsa Aino loo välja teadustab ja hakkab kohe lauluga pihta. Lugu jutustab muinasjutulises olemuses, kes päeval on inimene, aga siis, kui saab öövõimus, muutub valgeks tuviks. Ta lendab mägede kohal ja tunneb, et ei anna iial vabadust käest. Välismaised turistid valguvad bussist välja, räägivad valju häälega, naeravad ja pildistavad rahvamuusikuid. Mõni otsib ka rahakotti välja ja laseb müntidel muusikute kübarasse kukkuda. See on Rannaküla Kaputkapellen. Nagu sassnid tutvud. Aga mispärast Kaputkapellen? No, seda ma ei tea, seda ei ole siin kirjas. Aga kas sa seda valgetuvi laulu teadsid? Jaa, natuke ikka tean. Laula mulle. Ma ei kulge, inimesed kuulevad. Teeme ka oma Kaputkapelleni. Teeks küll, aga meil ei ole ju pille. Palun. No vaatame. Tead mis? Hea küll, teeme selle kapelleni. Sina võtta need laulusõnad siin valgetuvi. Aga mina vaatan, mis mul siin on. Mul on siin need kulpja ja puukulpja ja proovime. Jah. Ja meie oleme nüüd rahvamuusikud, aga teie olete rahvalaulikud. Mul veel natukene. No nii, ega me oleme. Vahepeal näete küll. Alustame, jah? Iga kord, kui öö on võimul, surub laulus ligimaa. Iga kord, kui koidab uus päev, muutun valgeks tuvis maa. Unabal oma langa, näed oma kõlju kui linn. Unabal oma langa, tungan
olnud koolielu teemad, millega võttide noored ometi iga päev kokku puutuvad. Karoli ja Külli täidavad nüüd selle lünga. Juku, miks sa nii hilja tundi tuled? õpetaja, aga te ise eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilja. Nii, kaardi peal võiks näidata Ameerikat. Juku, tule näita, kus Ameerika on. Kuule, Juku, Columbus ka avastas sinust kiiremini veel Ameerika. Ega siis kõigil nii viisi ei pea. Nii, lapsed, oi, äkki te teate. Loomad, kes oma poegi imetavad, kutsutakse imetajateks. Aga kuidas kutsutakse näiteks linde? Juku, kuidas kutsutakse linde? Kes nad siis veel saavad olla? Loogiline, et munetajad. Juku, milleks sul need kõrvad siin on? Selleks, et näha. Mida? Selleks, et näha. Kõrva ei oleks. Ma ei oleks nüüd silmi jätta, ma ei näeks mitte midagi. Nüüd võiks nagu tööviiku lahti teha. Kodune töö tehtud. Juku! Miks siin su isa pilt on kleebitud? Õpetaja, aga te ise ütlesite, et tahate näha seda kõru pealt, kes mu kodutööd ära teeb. Nii, nüüd käime sõna. Vastav tööviiku hariduse räägi. Piisk, piisk, piisa, piiska. Juku, moodusta sellest sõnast mitmus. Vihm. Kõike seda teha. Lapsed, kust me saame elektrit? Mine. Palun, Juku. Elektris on veel lauaiast. Kuidas? Sest et iga kord, kui elekter ära läheb, ütleb isa, jälle need ahvid mängivad, vooluvad ja ahvid elavad loomaias. Juku poole. Kuidas nende numbrite tundmisega on? Tunnen küll numbreid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poissemad. Mis asi on eksam? See on kahe targa inimese omavaheline vestlus. Aga kui üks neist osutub puupeaks, Siis teine saab 2. kas see on sinu pall? Kas koolimaja peal on katki? Minu teada mitte. Sellisel juhul on see minu. Vaadata on jäänud veel ainult 2 lugu. Teile esinevad Karolin ja Krista. Jälle on siin mutti mulle hunnikud ja minusugune vana mutt peab siin üle mutti mulle hunniku tõmbama. Kas
kes arvavad, et teavad igavese nooruse saladust. Olen tüdruk väike, kelle põskede tähed, Pipi minu nimeks, sulla hinnab sa. Uskuge või mitte, korda saata mind 1000 ime, kõik see täkke läheb, mida ette kord võtab ma. Hüütakse mind piksu, pipiks saab sulla hinnab sa. Ning kui tuju heas, Pipi laulab la. Piksu Pipina, nimi on mul kena, Pitleid juurde ma ei saa. Kuigi neid mul mitu tuhat, sest et neegri keisri kohal, Rumaal on mu isa, kes küll on mu ema, tuntud on ka tema, kadedus võib muuta kringliks. Kui te kuuleks, kuivõrd priima, on ta kroon ja on ta tiivad, ema on mul taevas ingliks. Ma ei taha kunagi suureks saada. Mina ka ei taha. Tead, suurtel inimestel, neil on igasugused mured, siis on neil pentsikud riided ja tead, meil on neil kumminaalmaksud. Kommunaalmaksud on need nimi. Vahet ei ole, kumminaal. Aga kas sa tead, tegelikult, mis ma sulle räägin, tegelikult ei peagi suureks saama. Kui ma nüüd hästi järgi mõtlen, siis mul on kuskil ühed pillid. Hei, vaata. Herned. Ei ole herned, need on väänikuprillid. Nendega on niimoodi, ma seletan sulle kohe, mida peab tegema. Näe, istume siia maha. Võtame kätest kinni ja teie ka võite kõik kätest kinni võtta ja meie järel korrata. Väike väänik, anna asu, et sa suureks seal ei kasu. Väike väänik, anna asu, et ma suureks seal ei kasu. Tommi ja Annika seisavad vaikselt ja vaatasid, kuidas tähed sirasid segas oma suvila katuse kohal. Seal sees oli Pipi. Ta jääb sinna alatiseks. Ime hea nõnda mõelda. Aastad lähevad, aga Pipi, Tommi ja Annika ei kasvagi suureks. Loomulikult, kui väänikupillidest polnud nende jõud kadunud. Tulevad uued kevaded ja suved, sügised ja talved, kuid nende mängud jätkuvad. Jah, see oli imeliselt lohutav mõte. Pipi jääb alatiseks segasuma suvilasse. Ja kas te teate, tänavu saab Pipi 70-aastaseks. Ja ma arvan, et eks neist väänikupillidest ole ka kasu. Aga kõige rohkem on kasu sellest, kui inimese hing on noor. Kui ta tahab mängida ja kui ta on nõus vaatama, kui teised mängivad ja nautima seda ja siis hiljem ka ise kaasa mängima, siis ma arvan, et siis aastad ei loe. Tähtis on see, et süda on noor. Aitäh teile kõigile, kes te siin täna leidsite aega tulla vaatama neid vahvaid mängijaid. Aitäh mängijatele, aitäh meie kohtunikele. Et me oleme nüüd siis jõudnud oma duettidega lõpule ja ma arvan, et natukene me vist saame ennast kõik liigutada, lauta me saime, aga liigutada me ei saanud, et meie kohtunikud tahavad äkki natukene nõu pidada omavahel ja siis kuulame, mida kohtunikel öelda on meie esinemise kohta. Aga sellel ajal, kui kohtunikud nõu pidavad, on mul 2 palvet. Üks on see, et seal on laua peal on pliiatsid, seal on paberitükid, seal on ka üks kübar, nii et vaadake, seina peal on kava, kes esinesid, iga esineja paari ees on number ja te võite hääletada publiku lemmiku poolt, kirjutada numbri paberile ja panna sinna kübarasse.
ja teine palve on mul see, et kui meil on keegi väga vilk ja väga tubli, kes on valmis appi tulema, et saaks köögist alustassid siia toodud, et saaks toodud ka tuba, millega lõigata lahti klimpid ja tordid. Ja siis tuleme tagasi, kuulame kohtunikke ja siis tuletan teile meelde, meil on ikkagi tänasel õhtul võimalus kohtuda ka professionaalse näitlejaga ja ma loodan, et Peetril on aega natukene maha istuda meiega koos ja rääkida meile ka oma lavateest. Algusest kui ka sellest, millega ta praegu tegeleb. Nii, aga teeme siis 10 minutit nõudes. Nii et ärge siis saali palli mängima minge. Aga need virgad, kes tahavad siin süüa. Kui sa ei taha, ma kiitin, midagi teist kiitan, te jagage ära ja